vibratsioon või? Almost. Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamajas on kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Nagu ikka on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ühtlasi mainin ka ära meie toetajad, kellele oleme rohkem kui tänulikud. Nendeks on siis Muusikalinn Tallinn ja loomulikult Converse. Nüüd vist juba võib nii öelda. Täna on meil natuke teistmoodi saade. Jõhkralt kepsaks musa, muidugi on ja vaatame. Kas sa ei ole tähele pannud, et ma alati... Kas sa ei ole tähele pannud, et ma iga kord püüan siia algusesse panna midagi, mis kergelt üllataks? Ma eelmine nädal panin. Metalit ei ole olnud vist. Aga ma mõtlesin, et see juhtus sul kogemata. Arvo Pärti pole ka olnud. Kuidas see laser ütles kunagi? Tantsi, mis sa tantsid. Ja need tulevad ikka nurgast. No, pinguta, mis sa pinguta, aga ikka öeldakse, et juhuslikult. Okei. Oota, millest me rääksime? Täna on teistsugune saade. Saade on tõesti teistsugune. Võib-olla natukene külalisest tingituna, mitte võib-olla, vaid kindlasti kõlavad meil täna ainult Eesti lood, sest et kui tänast saadet ette valmistasin, siis ma tahaks, et ta seda kuulaks. Ma tahaks kindlasti seda kuulaks, sest kuidas ma neid valin, olgu, mingu see muu maailma muusika sel korral aiada. Aga Siim, me ikkagi tavaliselt räägime uudistest. Kas on millest koju kirjutada muusikamaailmas? Nii öelda. Nägin uudiseid, mille nagu detaile ma ei ole kontrollinud, ütlen kohe siia ette. Kuna see võib olla ka kõik infosõja jutt, siis äkki ma olen täielikku pada. Massive Attack, eelmine ajal oli see Palestiina toetuse kontsert on ja siis selle tuules Massive Attack teatas, et nemad võtavad oma muusika Iisraeli ulatavatelt platvormilt üldse maha streamingutel. Ja soovitasid siis ka kõikidel teistel artistidel seda teha, kes solidaarsust tunnevad ja ma saan aru, et päris palju artiste on seda juba teinud ka. Aga siis kuskilt jõudis minule ka info, et Massive Attack võttis Iisraelist oma musa välja, aga nende muusika on ilusti kuulata Yandexis Venemaal. No ikka. Venemaa platvormidel, see on see on nii vähe suur Venemaa suur, ja need on kõik sealt ära läinud. See on see Venemaa suur, ma ei tea, mis multikorporatsioon, kes sõidab taksot ja teeb ka seal siis oma streami platvorm, et seal on Massive Attack enasti kuulda. Ja tegelikult seda võiks uurida, kes siis kõik on sealt Iisraelist maha võtnud, aga Venemaal kuulda on. Aga ma ei tea, kuidas ma saan oma nina toppida Iisraeli platvormidele. Ja teine asi, vaata, Massive Attack oli ka juhtiv selles, et üldse Spotify'st maha võtta, kui on Daniel Ek, Spotify juht, investeeris suure hulga raha militaartööstusse. Minu teada mingisse droonide ehitamise firmasse. Et meid kaitsta, et nad saaks musa teha. Ja kelle droone peamiselt kasutab Ukraina. No selge see. Eks selles... põhimõtteliselt ikka korralik sõda käib. Aitäh, et sa võtsid mul jutu lõnga siiski siit suust ära, pärast ma kahetsen, mis ma ütlema hakkasin. Aga huvitav asi, mida Massive Attack tegi veel, ma silmanurgas küll seda nägin, aga nad tegid kontserdil sellist asja, et nende selja taga ekraanile nad näitasid publikut selle näotuvastusprogrammiga, mis on nagu praegu iseenesest, eks ju, viide sellele, et kõik me oleme kusagil suur vend, eks ju, jälgib meid ja nii edasi, et kuhu me oleme jõudnud, kommentaar sellele, aga päris raju. Sellega oli ka mingisugune skandaali. Mis mulle tekitas esimene mõte oli mul see, et mina küll Massive Attacki kontserdile minna ei taha.
sind seal ma niimoodi mäletan piinatakse. kunagi, kui ma Helsingis käisin Massive Attacki kontserdil, Mina käisin Tallinnas. siis sa sõimasid mind pärast. Mina käisin Tallinnas. ma käisin ka Tallinnas, see Ma oli käisin selles isegi Saku Suurhallis ja. Aga see on veider ja, et see on muidugi tore algatus, mis need muusikud teevad Iisraeli just valitsuse vastu. Netanyahu on ju värdjas, see on selge. Igale normaalsele inimesele on see selge. Aga lihtsalt, ja ma olen ammu arvanud, et miks muusikud on nii leiged igasuguste, kui Trump sai presidendiks, kui Venemaa tungis Ukrainasse, nendes küsimustes nagu ollakse suht vait. See tapatalgud Gazas, mis on täiesti õledad, mis tekitavad protesti, see on muidugi tore, et selle vastu vastutakse. Aga võiks ka nagu muudes küsimustes võib-olla Venemaa on mingi 1 miljon korda suurem kui Iisrael, kus sa hakkad sealt maha võtma enda mussi. Jah, mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Maria Juur. Tere! Tervist! Mõned inimesed teavad sind tõenäoliselt ka kui Maria Minervat. Loodame. Ja kuna sa käisid mul eile saates külas, mis oli seal Idaraadios, siis nüüd on niimoodi, et annan jutujärje üle nii Siimule kui Valnerile. Me rääkisime juba pikad jutud maha eile. Ja siis sa ütlesid, et sa ei taha, et ma hakkan su käest täitsa ei öelnud muidugi. No energia on kuidagi tuimem teisel päeval. Ühe päeva jooksul oli muffigi toimunud tegelikult. Teise päeva jutud on nagu sellised uimased või? No natuken on, jah, me rääkisime väga pikalt teile. By the way, ma vaatan, kõigil on University liidet seljas, aga külalised ei toodud, jah. Mul on püksid. Me orgunjume. Tore oleks, mul nokamütsi pole. Tenniseid. Ilusad püksid. Jah. Ühesõnaga, et meie intervjueeriks. Õnneks ma ei ole teie eilset saadet kuulnud, et ma ei tea tegelikult, mida te ka rääkisite, et Maria, millal siis uut muusikat on? Hakkab kohe grillimine pihta. Sellest rääkisime küll eile, jah? Nii. No ma vaikselt tegutsen, me rääkisime sellest eile Raoliga, te olete ka sellised vanad kalad, et ma hakkasin muusikat tegema 2009, nüüdseks on 15-16 aastat mööda läinud, et mingi samasuguse energiaga kogu aeg edasi minna on raske või kohati mul puudub selline nagu, mis on eesti keeles nagu momentum, et nagu on käidud, on tehtud, siis hetk ei ole, moment, aga momentum on nagu see pinge või see, nagu mille nimel tegutsed, et tekib küsimus, et nagu mille nimel siis et jõuan sellesse punkti välja, et ikka siis pigem enda rõõmuks, kuna muusikamaailm on palju muutunud ja mingit sulli ja feimi otseselt ei aja praegu ju taga. Teiseks mul nagu, sellest me võime ka veel eraldi rääkida, aga seda ei ole, et tahaks nagu igaveseks muusika väljastamise lõpetada, aga pigem liigun aeglaselt, et ma olen lõpetanud EP ja lugusid, praegu mul on isegi testpress olemas, aga pole jõudnud välja anda veel. Ma tahan need ise välja anda ja see on nagu mu soolomuusika ja siis ma üritan nagu natuke sebida mingeid teiste asju ka, näiteks neid välja anda mingis uues kuues ja mul on paar isegi Eestiga seotud projekti soolas. Oma plaadifirma? No seda nimetada plaadifirmaks on natuke too much, sest esiteks plaate otseselt praegu ei ole tulemas ja pole ka firmat. Aga ma ei tea, mis see õige sõna oleks. Aga kas sama fännide peale ei mõtle? Jah, see pole kunagi keegi küsinud sellist küsimust. Nemad sinu peale ka ei mõtle siis? Ei, no ma just eeldan, et nad mõtlevad. Võib-olla kohati. Et ma ei tea, jah, see on väga huvitav küsimus, et ma ei ole nagu Taylor Swift, kes peab fännide peale mõtlema kogu aeg, et undergroundi maailmas nagu see fännisuhe on nagu natuke rohkem siuke informaalne ja nagu sõbrasuhe või midagi sellist. Sest mu fännid on nagu mu sõbrad ja ma olen oma sõprade fänn. Vist kuidagi nii. Ja siis on lihtne selles mõttes, et sa ei pea mussi tegema, nad fännavad niikuinii. Seda ka, jah. Muuse asjade pärast ka. Jaa, et jah, see on, tore oleks, kui ikka inimesed küsivad ja tunnevad huvi. Siis ma kohati tahan öelda neile, et mida te tahate must, et mul on mingi, ma vaatasin oma diskograafit, seal on mingi 13 asja, mingi plaadid, on tehtud ka juba üks jaga, et kus tuleb see narratiiv, et kogu aeg on vaja, nagu see graafik läheb kogu aeg üles ja suuremaks ja produktiivsemaks, et täiesti okei on ju ka nagu Marcel Duchamp lihtsalt nagu ära kaduda, ära kokkuda, et on juba tehtud ka ühtteist. Aga päris punkti ikkagi veel ei pane, aga jah, ma olen nagu sellises vanuses, praegu mul on töö ja kooli asjad on kahjuks prioriteedid või õnneks.
See on see tükitöö värk, et liini pealt peab tulema iga aasta album. Mind see paljude artistide puhul, kes mulle muidu meeldivad, tüütab. Nii et selles mõttes, kui puhang tuleb, siis tuleb seda ära kasutada. No mul on mingeid aktiivtuuritavaid nagu artistides sõpru ja selliseid inimesi. Nad on ka grammi võrra ikkagi edukamad kui mina ja nemad on natuke rohkem selles tsüklis, et käivad tuuril, siis lindistavad, käivad tuuril, siis lindistavad ja see ongi nagu nende elu ja nende töö ja ma väga respekteerin seda, nad on nagu, nad pole küll sellised household namesid, aga nad on ikka tuntud, näiteks LA-s on sellised, nad on nagu sõbrad ja tuttavad, on Jessica Pratt, kes on folklaulja, tema on võib-olla kõige edukam artist, keda ma tean, sest ta käib konkreetselt nagu üle maailma ringi ja see on nagu päriselt. Siin ruumis vist lausa kõik 3 armastavad. No super, ma tervitan siis. Armastus on palju öelda, aga mina siis ütlen ja respektin. Kutsume ta muusikanõukogusse, ma arvan, see on täiesti fine. Nõunikud oleme nüüd, muusikanõukogu on Raadio 2. Me ei ole muusikanõunikud. Vabandage. Me oleme OG'd, kes tulid siiski ära sealt ja ei muretse. Ma ei taha name droppi selles mõttes teha, et see on mu LA-s nii kuulsad sõbrad, aga ma lihtsalt räägin konkreetselt lihtsalt inimene, keda ma tean isiklikult, kes päriselt on piisavalt edukast uuritav artist, et sellest elatuda ja olla selles tsüklis, aga nagu ma ei ole sellel tasemel, pole kunagi olnud tegelikult, et nagu ma näen seda vahet ja selline LA-s elada ja teha mingit kunstimuusika asja, sa teed seda kas nagu poole kohaga muud asjade kõrvalt või siis sa pead päriselt edukas olema, et sellest nagu ellu jääda. Ja see uus materjal, mis sul valmis on, peaaegu testpressitud. Mis suunas see kõlab? See kõlab, ma eile üritasin ka seda kirjeldada, mul kuidagi ei tulnud õige sõna pähe. Nad on laulud, aga ma tegin need koostöös ühe Norra produtsendiga, kes minust mingi 10 aastat noorem, ta ise mingi pungide aastaga, aga ta on produtseerinud ka teiste muusikat ja siis kuidagi meil koos nagu hakkas torust mingit asja tulema, me tegime selle umbes 3 nädalavahetusega ära nagu, aga ja seal on 3 laulu ja 1 instrumentaal ja mul lihtsalt nagu meeldib töötada teiste inimestega koos tänapäeval, sest ka soolo asja on ülipikalt tehtud ja nagu pole huvi enam selle vastu väga nagu üksinda pusida. Aga seal LA-s, kes sa seal nii-öelda seda muusika, kultuuri elu elad, käid nendel kontserditel ja klubides ja kogu aeg või? Jah, kontserditel ja klubides jõudumööda käin, mul on tekkinud mingi selline puhang praegu, et ma olen palju käinud mingitel noorteüritustel ja mulle kuidagi nagu meeldib see, et muusikameedia on palju muutunud, sest sükses linnas nagu LA või New York või London on alati lihtsamiselt nagu välja murda ja saada mingit meediakajastust ja asja, aga need asjad, need üritused, kus ma praegu käin pigem, on sellised täiesti radari all mingi underground ja ma sain sellest ka aru, et olles mingi muusahuviline olnud nagu teismelises saati, kuidagi ikka lähed ringiga tagasi juurde, et alati ikka lähed lõpuks sinna üritusele, kus on mingi 25 inimest ja mingi imelik musoon mängib, et kuidagi see on see sama teema, et mul pole nagu huvi mingile, vahest on tore käia mingil massiüritusel või näiteks ma ei lähe kunagi sellisesse kohta nagu Coachella, see tundub õudne mu jaoks mingi või Burning Man kuskil kinni olla mingi 100-kraadises kuumuses, et ei kutsu, et ma lähen ikka niimoodi mingisse suva kohta, mingi suva line-upiga üritusele ja need inimesed seal, nüüd on hakanud tekkima natukese, need inimesed on seal kõik must 15 aastat nooremad ja nagu see kohati nagu paneb mõtlema, et kus siis minu vanused on või kas mul on kuidagi prioriteedid paigast ära, et ma ikka olen siin nende noorukitega. Aga siis saad aru, et tegelikult reegleid ei ole ju, et ei taha ära peerustada ka, et nagu tahad teada, mida tehakse. Aga mida tehakse, ma tahtsingi küsida, mis stiilid sellistes 25 inimesega klubides mängivad või mis on nende 15 aastat nooremate hulgas praegu, mis küpsetab? Jah, LA-suguses linnas, sellest rääkisime ka veidi Rauliga eile pikemalt, aga kindlasti on mingi väga eklektiline valim, kuidagi noored ei huvitu enam väga žanritest, mulle tundub. See on nii halb kui hea, aga kui sa oled mingil reivil või siis kohati tuleb mingit üli sellist rasket, kõva mingit trance'i, siis keegi paneb mingi Beach Boysi peale, see oli hiljuti mingi üritusel, kui ta lahkus ja siis
mingi selline nagu täiesti mismatch, mingi mitte isegi, see ei ole postmodernne, vaid see on nagu post, ma ei tea mis, et selline nagu ühedki reeglid ei kehti, aga samas on palju sellist mingit sükest Instagrami tümakat, sükest partimuusikat, mingi ka ja Electroclashi sugemetega, mingit sellist tümakat ja noored ei kuula üldse house'i ja diskot enam minu meelest. Seda house'i asja on nagu vähem, et mingi selline natuke, hästi palju mingi selline hyperpop ja mingi selline segu ja nagu, siis see hyperpop oli nagu see, ja see on juba väga pikalt käinud ka mingi üle 10 aastaga, et nagu see oli see žanr, mis tekkis, mulle nagu ei reganud ära, ei klikkinud ära, kuidagi jäin maha rongist ja see nagu endiselt möllab, et selline, minu jaoks on selline nagu mingi hamstrite piiksumine ajab nagu pea valutu. Kohati on muidugi hea ka, aga ma ei tea, kas teil on arvamusi selle kohta? No siis on täpselt sama, mis meil on sama olukord nende noorte underground pidudega. Nad mäletavad tihti hämmastavaid asju, ütleme meie noorpõlvest, mida ise ei tahaks mäletadagi. Ei, nad ei mäleta, kaevatakse, muidugi avastavad, jah, ma ütlesin vale verbi, aga et kaevatakse välja siukseid asju. Ja. See on alati positiivne ja ma mõtlen selle peale ka, et mind absoluutselt ei huvita, mis aastal mingi laul välja tuli või whatever. Ja siis mul endal hiljuti oli lahe kogemus, mingi minu 2012 tehtud lugu sai mingi TikTok fame'i, mis tulid ei kuskilt ja ma siiamaani ei tea miks. Ja see oli väga väike, selles mõttes oli mingi 3000 videot, aga need olid kõik mingid keskkooliealised inimesed, kes tegid selle, nagu maigutasid suud ja mingi poseerisid seal kaameras. Ja siis see oli nagu nii naljakas, sest see oli nii kontekstist väljas, sest kui meie seda tegime LA Vampiresiga aasta oli 2012, see oli selline nagu väga selline California underground ja nagu millennialite kultuur selles mõttes ja nüüd on mingid sellised keskkooli lapsed, keda mingi see skeene tegelikult suuremalt üldse ei huvita, nagu kus meie olime, vaid neile lihtsalt meeldib see laul millegi pärast nagu konteksti väliselt. Minu meelest on nii armas, sest nad olid nagu konkreetselt keskkooli lapsed nagu, või noored. No Raul, tahad ka midagi küsida või? Hakkame muusika kuulama. Kuulame jah, ma ei saa aru, miks minu saates on Eesti muusika ainult, sest me oleme kõik eestlased ju, aga ei, ma hea meelega kuulan, sest ma eile küsisin, mida tehakse head ja sa ütlesid, et tehakse igast asju. Ja siis on asi ka selles, et sul on kõrv natukene värskem. Ei tea, jah. Ja siis mul oli see mure, et kui ma neid uusi Eesti asju kuulasin, ma tahan seda panna, ma tahan seda panna, ma tahan seda panna, ma tahan seda panna, aga meil on saates need 4 lugu. Oligi 4 korda praegu, ütlesid 4 korda. Jah, ja siis oligi niimoodi, et siit jäi veel kõvasti asju välja, nii et aga hakkame siis vaikselt minema täna siis ainult Eesti lood ja hindeid anname siin 1-10. 10? Jah. See on 5. See oli kunagi. Kas oli kunagi? Kunagi oli see ja mingi 20 aastat tagasi, see 5 värk. just wanna go back to those summer days while I'm stuck in the rain.
see on värske Daniel Levi ning Following the Coast. Siim, sa olid kuulnud seda? Ei olnud, no nii. Ma olin lugenud ainult e-maili, et see ilmus. Mulle meeldis see lugu hästi. Mis seal e-mailis kirjutati? Oli lihtsalt paljas info või oli midagi? Et Daniel Levil ilmus uus singel. Okay. Ma loen neid. Sel nädalal. Jah. Mulle meeldis see lugu. Tore. Väga põhimõtteliselt standardne kaasaegne popmuusika, mis oleks võinud 20 aastat tagasi veel lahterduda võib-olla ka indiks. Praegu on raadiotes üks lugu, mis ma saan aru, et see on suur hit. Aga see ongi praegu indi? Ja see on praegusel ajal see ongi indi, sellest me rääkisime eile ka. Et indi on tänapäeval midagi sellist, mis ei ole üldse see, mis oli indi, kui oli Jesus and the Mary Chain. No Jesus and the Mary Chain'i kõrval oli ka ikkagi selliseid tõsi, aga need olid hoopis aga indie-pop-bände. Aga see bänd, sealt C86 olid ju pooled bändid, mis olid täiesti vastandid Jesus and Mary Chain'ile. Need olid kõik 60-ndatest mõjutatud ja nendes oli ka ikkagi see mingis mõistes selline protest ümbritseva vastu. Protest sündimuusika vastu ja ihalus 60-ndate järele. Yeah. Et see mulle selle laine juures ei meeldinudki. Jah, aga see, mis on tänapäeval indi, siis see ei meenuta neid algseid indi nagu põhjusi ja inimeste mõtlemist nagu ühegi kandi pealt. Aga see tantsulisus, mis tuli selle Manchesteri bändidega 80 lõpul, see ikkagi on ju sama või ütleme, see tendents on sama, mitte see sound ei ole sama. See oli ekstasi, mis seda tegi. No tänapäeva indie ongi see ragisev ja karisev ja agressiivne hüperpop ja see on siis siuke indie leebus on, mis voolab ka kõigi suurte mainstreami artistide sulest välja. Ilusad harmooniaid oli siin palju, ta laulis ka nagu, ma ei tea, Harry Styles kellegiga segamini pandud ja oli kinni püüdmatu, kus seal psalm algas ja refrään lõppes vähemalt esialgu. Hästi selline Harry Stylesi moodi pilvedel võimamine. Tere tuttav, paar bravuurikat lauset kuskil üritusel vahetanud, aga miks bravuurikat? No sest tal on seda bravuuri paistab. Selles mõttes nendel industriüritustel on ju kõik bravuurikad. Ma ei tea, ma ei ole käinud. Kas ta meil saates ka käinud kunagi või? Ei mäleta. Mina tean, et ma olen tahtnud, et ta tuleks, aga praegu on küll pigem tunne, nagu oleks võib-olla unes näinud seda, et ta käis meil. Mis taustaga on Daniel Levi? Ameerika on. Kui vana? Ta elas Ameerikas, ma ei tea, kui vana. Ta saab kohe 3. lapse vist või 4. Seda teada. Minu arust on hästi kaua. Ta on usklik. Hästi kaua on ta noor juba olnud. See tähendab, et ta võib olla ikkagi juba keskea poole tüüri. Ja ta on selline hästi ilus kutt ja pidevalt sellises väga positiivses olekus. See on huvitav taust. Kas tal naine on vanem kui tema ise? Seda tõesti ei ole mõelnud. Ma mõtlesin, et sa tead palju tal lapsi on. Ei, ma nägin uudist, aga kohe tuleb perelisa. Analüüsi jätkuks, et pikad juustega on ka, kui sul nagu pilt kangastuks silme ette, Maria. Sama pikad kui sul on. No, ta on pikemad, tegelikult isegi veel pikemad. Ta on ilus ja rõõmsameelne, alati naeratav, nagu... No, muusika on ka positiivne. Muusika on positiivne. See kõik tuleb loomulikult kuidagi. Ütleme... tahaks nüüd mingisuguse rõveda kõrtsi nime. Ma ei tea, mis see seal vanalinnas oli nüüd seal Levist väljas, seal ta ei käi lihtsalt temasuguseid. Ta on selline anti-Levist väljas. Siis meeldib, peaks minema sinna nüüd jälle. See on anti-Levist väljas. Levikas on lahti endiselt. Mis ta ikka on ja seal toimub kontserdid ja ma ei ole ise ammu sattunud, sest et ma pean öösel magama. Ja seal ju päevaaegi käida. Õudselt tahaks käia muidugi. Tahaks sattuda sinna, ma ei ole ka 15 aastat Daniel Leviga tahaks koos minna sinna. Jaa, igatahes, aga praegu on raadiotes suur hitt, mis kõlab täpselt nagu Panda Bear,
olete kuulnud või? Eesti asi või? Ei, okay. Välismaa artist ja see on nagu üks ühele Panda Bearilt varastatud ja saad aru, see on suur tore. International. Või siis mitte. Ma panen sellele 10 punkti. Wow, nii. Oho. Nii. Purakas kohe. Maria, sulle? See kontekst oli huvitav teada, et selles mõttes selline muusika mul tavaliselt ära ei rega. Mis selle laulu nimi oli? Following the Coast. Et see kõlab, et Summer Breeze. Et selline suvine, võib-olla ka California stiilis, kuigi peaks sõnu lugema, ei oska öelda, aga no samas Siimu kiitust kuulates, et oma žanris tõesti hästi tehtud ja see Harry Styles või isegi mingi Bruno Marsi lainetus, et mul oli kunagi Bruno Marsiga see teema, et mõtlesin, et jälestan ta muusikat ja tundub tüütu tegelane, et tänapäeva popstaaridel nagu pole karismat võrreldes mingi Michael Jacksoni ja Prince'iga, sest et no Bruno Mars vist on mingi, ma ei tea, mingi kõige müüdum artist ja mingi, mõtled, mis asja, et see nagu ei ole minu jaoks nagu selline panteonis olev isik, aga siis ma läksin YouTube'i ja hakkasin vaatama mingid Bruno Marsi videosid ja issand, kui ilusasti, kui hästi ta laulis, kui hästi ta tantsis, nagu mõtlesin, et consider me nagu intrigued, sest mul täiesti arvamus muutus ja siis saad aru, et see nagu anne ja töökus, mis seal on tõesti, ongi olemas ja on väga reaalne ja väga paljudele meeldib ka. Ja siis võib-olla siis see Daniel Levi sinna samasse auku, et nagu oma žanris normaalselt tehtud ja laul, see, et mulle, ma ei kuula sellist muusikat tavaliselt, et nagu keda see huvitab. Või isegi näiteks, kui ma käisin oma kaitse 30. juubelil eelmisel nädalal, mul oli täiesti elamus, oli Koit Toome esinemine, sellepärast ma ei ole teda kunagi laivis näinud, tal on palju häid lugusid ja nagu teada, et ta on nagu, ongi legend, aga kui Koit Toome tuli selle klaveriga välja, hakkas laulma, mul oli täiesti nagu, oli elamus ja ma vaatasin nagu ringi ja siis Mait Malmsten ka laulis kaasa ja me kõik laulisime kaasa ja see oli nagu nii vapustav ja siis mõtled, et issand, et see nagu toores talent alati tuleb läbi ükskõik mis žanris sa oled või mida sa teed, et kui Anne on seal, siis see ongi seal. Et ma olen nagu ka Koidu laivi fänn alates eelmisest nädalast, aga sellele laulule Daniel Levi kohta ma ei tea nii palju kui Koit Toome kohta, aga sellele laulule ma panen 6. Harju keskmine. Peaaegu, jah. Valner. 70-ndatesse tüürib see ja Ameerika selline FM pop ja Bee Gees'il bassikäik, millega tõesti veered kaasa, siis isegi mingi Electric Light Orchestralik selline lendlevus või rulluvus ja siis vokaal meenutas mulle Billy Joel'i vahepeal, ühesõnaga igasugused vanad asjad, aga kui Siim ütles Panda Bear, siis ma sain aru, et see on ka samas laines, mis on Panda Beari tänavune või eelmise aasta. Ühesõnaga värske plaat suht on. Jah, tänavu ilmus aasta arvudlevad sassi, aga ühesõnaga mitte mingeid pantvange ei võeta, minnakse täiesti sirgelt ja lüüakse see pall väravasse ja värav ise on see Summer Breeze, milleks ma pidasin selle loo pealkirja, mul lihtsalt tundus, et see peab olema. Ja tore ongi see, et ei libastuta labasustesse. No, lõpuks tuli kahjuks see naturaalgitarri plödin ikka sisse, ikka see tuli ära lõpuks, aga üldiselt hoitakse sellist joont, et kõik on maitsekas, sellises muusikas peab olema maitsekas, et siin ei olegi neid vaja ühest küljest eksperimentaalsust ja teisest küljest ei ole vaja selliseid liiga standardseid, selliseid kangeid Eesti popi lahendusi, et julgetakse olla just nimelt selline nurgad maas, hästi plastiline, voolujooneline ja see töötab tõesti. 8. See teeb kokku 24 punkti Daniel Levi ning Following the Coast. Ja kolmapäev, reede või püha
see on Joonas FK ja tema värske singel Nädal. Põhimõtteliselt nagu see Propelleri Divohe või? Jaa, sellele ma mõtlesin ka ja samas meeleolus lugu, mis eelmine, aga kepsakama rütmiga. See vokaal võib-olla isegi natuke sõi ära selle laulu, sest kogu tähelepanu läheb sinna, tegelikult palju huvitavam asi toimus taustal. Tõeliselt nakatava biidiga lugu ja nagu mulle meeldib tantsumuusika puhul ja ka tantsupopi puhul on see, kui soundid on natuke sordiini alused nagu hämarik, et ei ole liiga kirgas ega terav ja see kõik oli selline nagu viibiks klubi kuskil peldikus või lounge'is ja siis saalis mängib selline asi ja see vokaal on muidugi meelega selline toores ja kandiline, aga ja kindlasti ta töötaks laivis või just nimelt peol ja niimoodi, aga niimoodi ma üritasin kogu aeg sinna vokaali taha piiluda ja see vokaal natuke jäi ette. Võib-olla võinuks seda kuidagi ära kruttida, mitte just piiksum, hakkab see nagu, kui ma oleksin produtsent jutt pihta, aga mis ma nagu, kui ma kuulan muusikat, siis ma ikkagi kujutlen, et mis on ja mis võiks olla ja mis võimalused on. Et siin kasutati tegelikult kõik võimalused ära minemata üle piiri, et see on paras oskus jääda soundidega kuhugi hulpima, et sa ei keera neid sünte või basse üle ja siin kõik hästi mahe, selles mõttes sobib ka päeval raadiosse ja vokaali eest ma kahjuks võtan 1 punkti maha, ma saan aru, see on põhiefekt seal, aga 7. Kui muusikanõunik T-särgi teeme, siis seal võiks olla kirjutatud, et kui ma oleksin produtsent. No see kujutlusvõime hakkab tööle paratamatult, aga tegelikult see juhtub ikkagi hea muusikaga pigem. Maria. Kas sa selle artisti tausta kohta võiksid ka rohkem jagada? Mulle tundub... No tal on vend, ma tean. Vend on väga tubli masterdaja, aga artisti enda kohta. Võib-olla ma ei ole segamini seda kellegi, mul on see asi, et ma osa inimesi ajan sassi, aga üldiselt mida ma tean, ta on selle bändi, millel on, kus on Raul Vaigla, see tütrebänd, mis see on? Issa, mul oleks ju meelest ära, pole ammu kuulda olnud sellest vist. No teate küll ju see... Ma tean, jah. Ja, ta on seal bändis muidu, aga Väga abiks. Mulle meeldivad need näod praegu, kahjud meil ei ole telesaade, vaatad. Unised näod. No mis see bänd on? Mitte Minimal Wind või? Ei ole Minimal Wind. Ei ole, ma ütlesin mitte Minimal Wind. Aga naissooloartist on see või? Ei, seal on... Ma guugeldaks, see, mida me praegu kuulasime. Teine asi. Marie Vaigla laulab, see Joonas mängib seal gitarri. Kas see oli remix siis või? Ei, ta teeb sooloasju ka ja see oli nüüd soolosing. Aga see on siis naissooloartist? Ei, ta on mees. Okay. Kutt. Aga mis artisti nimi on? Ilus kutt, jah. Joonas FK. Joonas FK, mõtlesin Jaana. Ei, ma ei olnud Jaana. Kes see luges neid päevi siin siis lõppkokkuvõttes? Aga kahjuks ei ole antud selle vokalisti nimes? Frankie Animal. Muidugi, jah, tubli. Frankie Animali liige on ta, jah, aga teeb sooloasju ja ma üldse imesta, kus oli võib-olla tema enda hääl lihtsalt kõrgeks keeratud. Ei, see oligi see, kes ma arvasin, Marta Püssa. Kus sa tead? Ma otsisin üles. Soo, huvitav, et nad selle reliisi juurde seda ei kirjuta, mis siin interneti läheb. Marta Püssa, no näete tubli. Saime teada. Huvitav on ikka teada, kes mida teeb või kus see välja ilmus, aga pigem Valneriga ühte meelt, et produktsioon mulle meeldis, kui see laul hakkas, mul kohe käivitas, nagu mulle meeldib, ma olen nagu ausimees ja meeldib siuke lo-fi house ja mingi tropikaana sound, et ma olen nagu, mul alati, kui ma ise produtseerin, ma pean ennast tagasi, et ma ei pane mingi konga sample'id sinna, sellepärast esiteks nüüd see on juba ka tühistatud, kuna see on kultuuriline nagu ülevõtmine, aga teiseks see lihtsalt nagu kohati läheb üle piiri, et nagu see meeldib see nagu see suund, siin oli see muidugi natuke selline tagasihoidlikum, aga
ja sama häda, et kuna ma ise ka nagu vokaalikeskne artist või produtsent, siis ma jäin kohe ikka, vokaal alati võtab tähelepanu enda alla ja jäin neid vokaale kuulama, et nad olid jah väga sellised tähelepanu endale tõmbavad ja ma ei ole suur sõnade kuulaja, mul on ükskõik sõnadest, aga need sõnad kuidagi pigem ärritasid. ma ei oska, mitte nagu, et ma olen nagu ärritunud sellest, aga lihtsalt kuidagi nad olid sellised väga in your face ja vahest on kuidagi, mul endal see sama probleem tegelikult ja ma kritiseerin nii, et enda silmas pindu ei näe, et pindu. Palka ei näe. Palki ei näe. Pind on noortepidu, kus kõik tulevad kokku üle linna kellegi juurde, üle võtma kellegi kodu. Hakkab käest ära minema. Teiste silmas näeb pindu, enda silmas ei näe palki, et nagu vahest on nagu vähem on rohkem ja on hea midagi ka ära võtta, sest ma panen nagu 110% ja siis vahel, kui ma töötan mõne teise protsendiga, nad võtavad nagu ära, siis ma olen nagu, miks sa selle ära võtsid, aga tegelikult kõlab paremini, sest nagu rohkem on ruumi, õhku, mingit nagu mõtte kohta. Et siin võib-olla sama või vahest on ka jah, nagu Valner juba ütles, et on mingi vokaali miksimise küsimus. Sest et ega tantsumuusikal ei saa olla mingeid pikki selliseid sügavaid sõnu. Vahest saab, on olemas mingid hausilaulud, mis on mingi religioossed, gospel, nagu väga sügava sisuga. Ei ole mitte ainult, eks? Mitte ainult, et kuidagi see peab olema kuidagi sinna sisse mähitud. Ongi üks ainuke valdkond, oli see Soulful House, kus olid laulud ka, mis tõesti puudutasid inimesi. Ja eile kuulasime Gabriel Roy Davis Jr. ideas, et see on nagu kristlik laul, aga see, mis point on see, et ei pea olema kogu aeg mingi ülisisukas nagu tantsumuusika, lüürika, aga vahel on natuke liiga loll. No kas siin mul tundubki see, et kutsuti laulja stuudiosse Marta Püssa siis antud juhul ja et sõnad on, ei ole, mis me teeme siis? No ma loen vahepeal siis alguses ainult neid nädalapäevi, siis luges need nädalapäevad sisse, sest jätamegi selle siis. Paneme nädal loo. Mis on tegelikult nagu lugu ise kõlas ju hästi, aga lihtsalt, et see kuidagi teha sellest, nagu et see kuidagi suhestub rahva kuule hingega rohkem. Oleks nagu siis peaks automarke lugema ette. See on eestlane suhestub sellega. Seda on tehtud. Ford. Mis just on moodsad automargid pole? Mis on trendikad need automargi žanrid? Need on need Hiina asjad on kõige ägedamad praegu, aga ei tule. Aga tegelikult lugu ju kõlas hästi ja siis ma praegu teen sellist nitpicki nagu, aga puhtalt sellepärast, et ma olen ise ka naisvokalist, kes on teinud mingit tantsumuusika asja, mul on selle kohta nagu tugevad arvamused, aga lool panen 7. Slingo, sa olid kuulnud seda? 5 sekundit Instagramis vist. Okay. Ja see ongi võib-olla tänapäeval siis see ainuke lugu pikkus, mis inimesed üldse saavad, et ega siis keegi ei lähe ju kusagile ma lülitasin ennast suvel ju telefonist, Twitterist ja Facebookist välja, see lõppes muidugi sellega, et ma veetsin suuremas aja hoopis Instagramis. Sama asja. Seda oli näha. Telefonist eemal olla puhkuse ajal on ju. Ja sattusin Instagrami ja pean ütlema, et ma hakkasingi avastama Instagrami kaudu musa ka. Üks sinu, Maria, soovitatud mingisuguse albumi ma kaotsin küll ära, ma mõtlesin, et ma küsin sult hiljem. Mis see võis olla? Sa pead kiireldama seda. Aga see lugu mulle meeldis ja täpselt sama jutt, mida Valner ja Maria rääkisid, et see taust oli väga hea, väga toreda rütmiga ja selliste erinevate soundidega tore päevane house, töötas väga hästi, meeldis see mulksumine. Iga päev saab mängida seda. Iga päev saab mängida ja need sounde tuli sinna juurde, sinna tuli need, mis asi see on? Kus kohas, mis asi? Ta lendab seal. See on tavaline helikopter. Issand jumal, Vene helikopter. Issand. See võiks rammida nüüd otse siia veel stuudiosse. Me oleme kõrgel ka. Siin on see ikka Eesti. Raudkollakas on ees. Täitsa ei ole. Aga mis ta niimoodi edasi-tagasi siis nagu tuiab seal? See on kahtlane küll ikkagi. Et see oli väga super, see muusikaline osa, ja mulle meeldis eraldi võetuna see vokaal ka väga. Marta Püssal ongi väga lahe hääl. Jaa, aga Marta Püssa on mu lemmik saatejuht, raadiosaatejuht,
kunagi ma teda sai rohkem, nüüd ma ei ole ammu kuulanud, aga mulle meeldis väga tema see olek ja kuidas ta seal raadios oli. Aga siin loost ta ei andnud nagu mingisugust ma arvan, et ta oli eesmärk, et ta annaks mingisuguse lisarütmi äkki isegi sinna loosse, aga see ei andnud. Kardan ka muidugi, et see Joonas on nii prof-produ, et ta lihtsalt silus ära selle äkki. Võimalik. Ja ta oli tõesti domineeris seal peal, et esimesed 20 sekundit oli see võib-olla seal huvitav selles hausi keskkonnas, aga siis muutus segavaks tõepoolest. Võib-olla nad oleks võinud tõesti pingutada, et muud laadis ka sõnu seal või vokaali seal liigutada, aga tore on see Eesti indie-meeste komme elektroonikas ka oma asju teha, see on neid meil päris palju ju, on see Raul Ojamaa ja Nööp põhimõtteliselt ja nii tore, et sa selline heatahtlik inimene oled. Olen ju? Jaa, väga. Ma arvan, et ma olen Eesti kõige heatahtlikum inimene. Ei või? Need, keda sa Facebookis, kes sind on kes sind on Facebookis ära blokkinud, nemad nii ei arva. Kes on blokkinud Siimu ära? Ma arvan, et neid on küll ja küll. Ma just avastasin, et see Kojamees blokkis. Niimoodi nimedega ütlete raadiot. Ilmus muidugi suurepärane foto just. Selle nahkmantliga, issand, see oli hea. Tänu sellele ma hakkasingi vaatama, mis ta ise selle pildi juurde on kirjutanud, sa vaatasid, polegi enam sõber. No ütle nüüd, paned ka 7 või? Ma panen 8. 8. See teeb 22 punkti, Joonas FK ning nädal. Tassi veel midagi rääkida, kuidagi suumisin välja endast. Äkki mul on jälle borrelioos. Borrelioosiga hakkab lihtsalt nagu jutt lippama niimoodi või? Äkki on long covid. Oleme korraks vait hästi kõiki, siis tal tuleb meelde, mis ta öelda tahtis. Teeme inimesele head. Pane lugu. Ei no pane. Ma ei pane, ma olen saatejuht. Äkki tuleb meelde ikka. Natuke liiga lõbus on juba. Nagu laulupeol, aga polnud mul plaanis küll laulda. Homme mu graafik on vaba, kuid siin viibida ei taha ma kaua, sest siin kogu aeg ainult samad näod ehk üllatuda pole võimalik, aga hoian kohta enda kõrval vaba, äkki täna tuleb mõni korralik. Astusid ruumi ja koheselt olid mul fookuses ja silm tegi tuuri ja koheselt selged mu ootused. Siluetis figuur, see mida ma nägin on midagi uut. Nägin küll, kuidas vaatasid mind, lähme siis koostas, ma poputan sind. Tahan näha, kuidas pöörleb maailm ning kuidas elada. Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Vaataks, kuidas pöörleb maailm ning kuidas elada. Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Kas tuled minuga? Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Kas tuled minuga? Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Siin veel ei tea, teised las olla kuulnud vaid hea. Kes kaasa ei mängi, see võita ei saa. Nüüd pea ees on kaotamas maa. Kui kõik kohad on ruumis täis, on vaba sinu pilk ja vaba minu hinga. Sinuni leian tee, ärge kiirusta, anna aega veel. Astusin ruumi ja koheselt olid mul fookuses ja silm tegi tuuri ja koheselt selged mu ootused. Siluetis figuur, see mida ma nägin on midagi uut. Nägin küll, kuidas vaatasid mind, lähme siis koostas, ma poputan sind. Tahan näha, kuidas pöörleb maailm ning kuidas elada. Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Vaataks, kuidas pöörleb maailm ning kuidas elada. Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Kas tuled minuga? Mul puudub kaaslane, kas tuled ka? Kas tuled minuga? Mul puudub
see on Villem Trillem ja Liis Lemsalu uus singel Kas tuled ka? Siim, seda sa olid kindlasti kuulnud, eks ole? Ei olnud. Ei olnud, kui tore. Produtsendiks Karl Killing ja Ville Mannila. Vaat nii. Soomlane, eks ole. See lugu põhines Bronski beat'i Small Town Boy käigul. On ju? Ei olnud. Oli küll. Ta oli sarnaselt, ütleme siis, melanhoolne või nii-öelda kurvameelne. Ei olnud nagu või motiiv ei olnud sama. Ei, päris ei olnud ikka. Aga no ma saan aru, mida sa mõtled. Et see meeleolu oli lihtsalt sarnane. Ta oli kurb. No see... Minoorne, jah. Ainus kurb lugu, mida sa teadsime Spontan Boy või Bronski beat. Rohkem, ta kuulab ainult Printsi ja räppi, eks ja seal ei ole üldse mingisugused. Ei. Kuuled see Kjuet, see on veel kurvem. No ma ei tea, ma jäin kuni lõpuni selle juurde, et tore, et Eesti noored töötlevad Bronski beat'i, vana Bronski beat'i, teevad sellest justkui remixi. See on vist muusika, mida siin teevad Eestis Karl Killing, Villem Trillem, Boy Pepperoni, Jan Marleen ja kes seal kõik on, mida vist mujal maailmas äkki ei olegi. Või noh, ma ei tunne tegelikult nii sügavuti Soome, Inglismaa või Rootsi muusikatabeleid, et kas seal on ka sarnane muusika, äkki on ikka või? Selline klõbisev popmuusika, tantsumuusikast väga inspireeritud tantsumuusika põhjal, aga selline hästi skeletne õhuke. Ei ole siuke tummiselt sindaarav, vaid... Sa ei tajunud siin seda afrobiiti üldse või? Ei, tajusin küll. Okay. Seda levib ja seda on ikka palju ja igal pool. Aga minust see oli afrobiidi lugu ei olnud. Sealt pitched up ja siin, mul oli kogemata see grammofon siin ka mängist algust kogemata kiiremini, see ei olnud nii mõeldud. Kui saad selle loo ära, siis millegipärast see juhe siin ka vahepeal läks üks kanal ära, et kui saad selle loo õige vastu vahetada saate jaoks, oleks mega. Kas sa panid Villem Trillemi vokaalidele mingeid eri soundega peale praegu? Ei, bränd. Seda ma ei teinud. Need olid ikka nende pandud. Aga see läks kiiremini... Ma võiks tõesti moonutada täiega, siin inimesed on nõudselt vaeva, sa kohe keerad seal ära, pole mingi kajad teha. Teed halvemalt. Või siis paremaks. Aga see oli ka väga ilus ja särav. No popmuusika... Hetke popmuusika on kuidagi hästi ihaldusväärne mu jaoks praegu, aga see lugu läks kiiremini ühest kõrvast. Sarts ei ole hitt või? Nagu kas ma soovid, et ma ennustaks või? Jaa, soovin. Ma arvan, et on. Tähendab, see läheb juba puhtalt selle pealt hitiks, et Villem Trillem ja Lemsalu on nii kõva valuuta, et keegi ei saa seda mängimata jätta. See on tõsi, jah. Et ta on vähemalt mingi aeg küll, aga kui kauaajaline ta on, seda ma ei oska arvata. No seda küll. Aga see läks mul kuidagi palju kiiremini. Äkki see on üks nendest lugudest, mida sa kuuled veel korra ja siis lõpuks poeb hulga rohkem hinge kui need, mis sul kohe kõrvade vahele jäävad. Ka võimalik. Aga see klubin oli väga kenasti tehtud. 7. Ma mõtlesin, et tuleb 8. Aga siis on 7. Maria on A-klassi staarid nüüd Eestis. Ja on ka kuulda võib-olla, et minu meelest hästi tehtud lugu, minu meelest on hitt. Mul praegu juba hakkas kummitama, mu eksabigas ütles, et ma mäletan kõike laule pärast, kui ma nüüd ühe korra kuulnud, aga see mulle endiselt juba hakkas kohe peas mängima, mul nagu kohe jäi see meelde. Ja head sõnad olid minu meelest, nagu see fraas jäi meelde, refräänist, meloodia jäi meelde, see bridge või see eelrefrään oli hea, ma mõtlesin nagu nende žanriliste mõjude peale, et ta on selline, ma olin hiljuti LA-s kuskil Küünesalongis mingi 1,5 tundi ja nad olid pannud taustaks mingi YouTube'ist mingi The Weekndi best of'i, selline melanhoolne inisev, mulle üldse ei meeldi The Weeknd, ma tean, teile võib-olla meeldib, aga selline The Weekndi mingi kooli mõjutus. Sa pead ka tema videosi vaatama. Ma võib-olla pean, jah. Ma lihtsalt kuidagi, mulle ei meeldi see selline nagu see oli sina kuulsin Bronski beat'i, ma kuulsin Weekndi nagu, aga see oli puhtalt seepärast, et ma seal Küünesalongis kuulasin 9 minutit Weekndi nagu järjest. Ja siis
afrobeat'i asemel mina kuulsin sellist nagu Ultra Recordsi siukest slaavilikku, seda mingi selline nagu ongi need Inna ja mingi, mis on see Aleksandra Stan, need vanad head lood 10 aasta tagused, mis mulle täiega meeldivad, aga selline nagu siuke, ma ei tea, mis Eesti vastand oleks, selle mingi kannel võetakse välja või, aga et nagu need Balkani, Rumeenia lood, neil on alati mingi nagu see oli kuidagi taustal ja siis isegi mingi, aga see on ka see Weekendi slaavivärk natukene slaavilik või selline nagu sa ütlesid, nagu sa, aga sa ütlesid afrobeat, ma ütlesin, et ma kuulsin mingit muud asja vist. Et ja siis isegi mingi see kõrge pitchiga, see on nagu see Weekendi koolkond, kui sa lähed veel tagasi ajas, siis on isegi siuke nagu mingi Witch House'i mõjutus, samas ka mingi Eesti stiilis R&B, see on nagu igast kompotti koos, aga siis sellega nõustu, mis Siim ütles, et see oli kuidagi nagu selline õhuk, et see on vist pigem miksimise, mingi kompressimise probleem, et vokaalid on niimoodi 2/3 loost ja siis muusik ise mingi 1/3 seal all kuidagi istub, et nagu ei haare, ei ole nagu 3D, ei ole mõõtmeline. Aga ma kuulen ikka nagu, mis seal tehakse, aga see ongi kõik, popmuusika ongi siuke, et vokaal istub nagu 66% ja laul istub 33% seal all kuidagi, et mingi see asi oli siin. Minu meelest hea lugu, ma kusjuures uuesti ei kuulaks, ma panen 9. Jutt ei olnud üldse 9 muide. Mis see? Oli ikka hit ja... Ja seda küll, jaa. Ma mõtlesin, et tuleb vähem lihtsalt. Et... Ei, mul täiega meeldis, aga samas uuesti ei kuulaks. Ja. Minul ei seostunud Bronski beat. Minu arust siin kõige vanem asi oli võib-olla nullindate alguses sellisest perioodist, kui UK Garage läks popiks. Kuigi see ei ole UK Garage'i lugu üldse, aga ma mõtlen, selline esteetika mingisugune. Ja kõik ülejäänud olid minu arust palju uuemad asjad. Mul esiteks, kui see hakkas põntsuma, mina kuulsin puhast afrobeatsi. Eelmises saates oli meil üks afrobeatsi lugu, see oli praegu alla küll ei jäänud sellele, siis ma kuulsin niisugust uue kooli briti elektroonilist poppi nagu Maribou State, kus kõik niutsub ja libiseb sul eest ära ja sellise ühe liuga ta sõitis lõpuni välja, hästi dünaamiline. Ma ei kuulnud siin mingit ka slaavilikkust absoluutselt, minu arust puhas Aafrika ja Briti ja pluss Eesti, sest ikkagi nagu Siim ütles, et need Eesti uue kooli popi produtsendid, neil on ikkagi mingi uus sõna Eesti popis, aga see hõlmab ka teadlikkust ja kui Eestis on aastakümneid vorbitud popmuusikat nii, et ütleme, on tehtud küll covereid ja võetud läänest nii palju, kui osatakse, aga ei ole osatud või ei ole tihti õigeid asju üles leitud. See praegune generatsioon on ülikursis kõigega, mis toimub ja nad oskavad seda mitte üle võtta, aga väänata niimoodi plastiliselt. Käivad ise ka tegemas mujal. Ja, et see on ikkagi täiesti Inglismaa tasemel popmuusika, mida nad siin praegu teevad. Midagi ma tahtsin veel öelda, aga... Oleme korra vait ja ootame, äkki tuleb meelde. See klõbin, et seal on ka, et see ei ole nagu üle paisutatud. Siuke uus indie poppar on nagu see James Kay vist on ju. Ja seal on ka selline, kõik on väike, aga tugev. See on mu sõprade produtseeritud album by the way. See, mis just välja tuli. See oleks ääre pealt täna jõudnud siia saatesse, kui oleks meil välismaalood ka olnud. Nii et 9 James Kay. Ja 9 punkti. 9 lausa. Ma hakkasin seda ütlema, et selle... Ma oleks peaaegu 10 pannud. Sorry. See on vahel. Et särgi peal, enne ütlesid, et kui ma oleks produtsent, aga just selle särgi peal, selle teie muusikanõunike särgi peal peaks olema salas, et midagi tahtsin veel öelda. Aga ei mäleta, mis see oli. Aga ees on, kui ma oleksin produtsent. See teeb kokku 25 punkti Villem Trillem ja Liis Lemsalu ning kas tuled ka? Jõuame ühe vala kuulata veel. To your past, closing up some open ends. I don't wanna come and say
let's just say I don't feel nothing but I like. Yet again now we get to know I was always right. You was not completely honest. After us when I sent them lines, don't show that I hold my grudge no more. I will take back all the times. And it's not that I want you now, but a hand on my blazing chest. But the way how it ended now is a sign in a different mess. When you hung with a group of boys in school, I just wanted the best. Cause you hated life in high school, it was time for a different test. See on Ishimura ja pala pealkirjaga Amend albumilt Sleep ka just ilmunud. Valnar, kuidas tundus? Chillwave on tagasi, mulle tundub. Ja mulle on see tundunud juba tegelikult mingi 1,5 aastat, kui paika panna. Aga alati on seal mingi nõks juures. Seekord oli selline funky ja house'i moment ja siis muidugi asja mõte on selles, et see kõik laguneb totaalselt laiali, et see on nagu päiksega sulav jäätis, lihtsalt mööda laua servi juba nõriseb kõik alla ja otseselt ei kõrveta ega küpseta ka, aga kõik on just nagu selline rambe sulamine käib terve selle loo jooksul ja ma tegelikult poolt lugu ei pannud tähele, siis me ajasime juttu siin ja aga noh, see ongi selline lugu, mida sa tajud tegelikult, et kuskil käib mingi protsess ja selles mõttes on see ka ambient, et kuigi siin üsnagi funky käik ja üsnagi house'i rütm on sees, siis ta tegelikult läheb selliseks ambient popiks, sest ta sulab su ajus laiali ja lõpuks jookseb kõrvadest välja mööda, ma ei tea, õlgu, et väga lahe tunne. 9. Nii, Maria, nüüd tuli päris undergroundiga. Jaa. Ishimura, mina ei teadast midagi, seal selles Spotify's on about 36 kuulajat, tal on ilmunud plaat, tal seal teevad veel teised tüübid ka kaasa. Et seal on räppi ja siis on sellist UG Lo-fi soundi ka. Jaa, huvitav taust, mulle alati meeldib see faas, kui kellelgi on 36 kuulajat, sa saad öelda, et sa olid 37, et huvitav on nagu korjata üles neid. No kõikidest lauludest, mis me täna kuulasime, ma arvan, seda ma tahaks uuesti kuulata. Ja kahjuks me natuke jutustasime siin, aga mul ikkagi nagu kuklas oli, et mingi selline laul, mis rohkem minu maitsega kooskalas. Et mulle nagu see chillwave'i teema on huvitav, seda mäletan ka väga hästi muidugi, kui see kõik. Et naljaks on see, et praegu on mingi stiilide segunemine toimunud. Juba enne rääkisime, et noorem rahval neil on nagu ükskõik mingi, ja see UK garage sound on nagu tagasi. See on alati teada, et see on alati on nagu kõige kuulim sound, aga et ma ei tea, mingi 10-15 aastat oli see tagasi oli Disclosure, kes tegi selle kuidagi väga mainstreamiks nagu selles EDM-i või mingis mainstreami house'i maailmas. Ja siis nüüd on see tohutu see Pink Panthersi mingisugune hullus, et sulle ei meeldi? Väga meeldib kusjuures ja ma nagu ma ei pane selles mõttes seda Pink Panther, mul on see häda, et kui mingi asi tuleb igast august nagu see online'is, ma lihtsalt ei jõua enam kuulata, aga tegelikult väga meeldib
ja meeldib nagu see Pink Panthersi puhul konkreetselt ka need mingid austusavaldused nagu elektroonikatele, kes tulid enne teda. Et see nagu see kultuuri osa, et nagu ütleme nii, et noorem rahvas on avastanud selle UK Garage Soundi, mis ongi nagu kõige parem asi maailmas. Ja siis seda niimoodi, mingi siuke laul, mis sa praegu rääkisid, et vanastis oleks olnud nagu see remix, aga nüüd see on nagu see päris lugu. Ma ei tea, kas on loogiline statement, aga et nagu jah, et nagu žaarid ja piirid ägustuvad. See vokaal oli ka seal nagu huvitav, nagu enne rääkisime, et ta ei olnud liialt nagu fookuses, et ta kuidagi oli sinna sisse miksitud ja see oli, ma arvan, hästi tehtud. Sest et et kui sa ei ole just mingi selline pro-vokaalist või kogu su teema ei ole vokaal, siis võib selle vokaaliga natuke nalja ka teha, hullu panna ja nagu ära miksida ja ära kaotada ja tagasi tuua, et see minu arust oli hästi tehtud ja selline nagu ja kuidagi ka jäi natuke peas mängima. Ma panen 9. Siim, sina teadsid Ishimorot. Sina Ishimoro vana fännina. Ishiroma, vabandust. Ma olen selle Ishiroma albumi läbi vajutanud ja Khalil saates mänginud. Kuidas sa jõudsid temani? Saatis sulle? No Spotify kaudu. Ja, kus sa seal Spotify'st üles leidsid? Võrvarite firma. Ma tean, jah. Troonivendade ma ei tea, kas oma sellest weekly või sellest nädala lugude hulgast või siis selle Eesti uute lugude playlistist. Ma vaatasin, et kuulajaid eriti ei ole. Ja. Jube lahe, et tegelevad siis siiski. Aga jube lahe, võtan su sõna kinni. Võta. Jube lahe on praegu see, et just neil nädalatel tuleb mu radarile terve rida uusi Eesti artiste, kes on kuidagi huvitavad ja kellest mul ei ole mitte mingisugust aimugi, nad on juba veits juba ennem ikkagi salvestanud ka, pluss et nad ei ole need siis räpiskene inimesed, keda ma suure luubiga vaatan ja kus on andekaid tilgub üksjagu kogu aeg välja, aga kes on siin mulle viimasel ajal silma jäänud, see Erika ja Uzumaki, siis Elise Maria, siis Niinest saatis mingi indie-bändi eile, mis oli, kõlas super psühhedeeliliselt, Quaribuu. Psühhedeelselt või? Psühhedeelselt. Ja, et see psühhodeelne. Kus nad pärit on? Ütle veel psühhodeelselt. Psühhodeelikumiliselt. Ma ei tea, kus nad pärit on, aga neil on kohe seal Kotka kultuurimajas elu teine kontsert või midagi sellist. Huvitav. Aru ei saa, kas laulab mees või naine ja võt ja samamoodi Ishitori. Ishiroma. Ja võt Kiki oli ka Kiki. Oli küll, jah. Siim, sa pead saatma mulle Eesti asju, kui need, mis kõrva jäävad. Olgu. Kas sul on mingi Spotify playlist või? Ma võin selle teha. Seal on terve, tal on ainult playlistid ongi. Mul on kas siukse, mida rahvast saab ja followda ka, et kuulata, mis sa paned siin? Võin teha. Sa pead tegema, su marketing on praegu täiesti nagu ei ole ja praegu ma vaatan. Okay. Ja selle Erika loo ma panin oma Facebooki, seal oli 15 kuulamist ja ma panin oma Facebooki üles järgmiseks õhtuks oli üle 1000. No näed, suuna muidu. Sa võid hakata raha küsima sellest. Ei, raha ei küsi, tastemaker nagu. Aga mida ta käib, vaata? Ma lihtsalt käin Siimu playlistis vaatamas vahepeal, mis on tulnud juurde. Käib sokis ringi siin. Tossud tulevad sponsorid. See on kõik sellepärast, et raha ei ole. Tossud tulevad sponsorid. Täpselt. Hea lugu. See minu arust see läheb kuhugi sellesse auku miskipärast oma meeleolult või ma ei tea millelt, kus on minu arvates on olnud need tüübid nagu see James Ferraro ja kes tema kuulsam sõber on, Yves Tumor ja need tüübid. Teams pigem siis see ma vaatasin ka nüüd Yves Tumori videod ära, oi pagan, see oli nii hea. Kus ta on selline suur ilus muusikatüüp on ise justkui nagu magama jäämas sinna, aga see ei ole võrreldav selle mõmina räpi pohmelliolukuga, vaid mingisuguse muu allutatiivse olekuga. Ilusasti kõlas see kõik ja põnevalt. Seal albumil on võib-olla kohmakusi ka päris palju. Aga seal on ka... Tänapäeval on ainult üht head lugu vaja, ei ole vahet ju. Minu arust see ongi kohmakus, ongi selle asja võti ju.
9 tuleb sinult ka, ma saan aru, jah. See teeb kokku 27 Ishi, Roma ja Amends. Jaa, Eve Tomorrow on Hero. Sulle meeldis see, jah? Ma vaatasin neid videosid. Kas see nagu on liiga naljakas? See tähendab liiga vana nali. See, ma tean, et sa eelmine nädal tahtsid sellest siin rääkida, aga unustasid ära. Mul on vist ikka Borrelio selle võrrat. Long COVID. Või on COVID või? Pikk COVID. Long COVID, jah. Long COVID võiks uus DJ nimi olla. Aga enne kui me lõpetame, oleks mõistlik soovitada ka üritusi. Olgu, davai. Kas ma võin soovitada? Sina võiksid alustada, jah. Täna 26. septembril Idas esineb Austraalia DJ Bleed, suur lemmik ja ka sõber. Ja ta on ülihea produtsent ja ka ülihea DJ ja tuleb vist mingi 2-3 tunnine set. Palun kõigil ennast Idasse vedada ja siis line-upis, ma sellepärast teen ka reklaami, et see on mu sõbraüritus. Line-upis on veel Kadrian ja DJ Kanada, kohalikud tegijad, aga ma arvan, tuleb nagu väga hea tantsukas, et kus iganes te olete enne reede õhtul, siis õhtu lõpuks tulge sinna Idasse meiega ja 10 € on pilet. Ja tema on meil suur lemmik. Jaa, on küll, aga ma olen ise praegu Valgemetsas ja mul on seal külalised, aga ma sirvisin, mis toimub ja mul jäi silma, kuna mul igasuguse uue elektroonilise afro tuju on endal, siis Girls Love Afro on uues laines, Maris Pihlap, Small ja Steveli ja kõlavad Amapiano, Afrobeats ja Afro House. No nii. See on mis päeval issand, laupäeval. Mina soovitan ühte kaugemast tulevikus olevat üritust, aga võib-olla sellepärast, et siis kui õige nädal on käes, võivad piletid otsas olla, sest need ei pruugi enam liiga palju ka olla. 9. novembril on Pavli kultuurivabrikus Young Gods. Jälle, no tore. Jälle või? Young Gods, ma olisin Swansiga segamini, sorry. Ja, Young Gods muidugi. Ma küll ei tea, millised nad tänapäeval on, aga... ei tunneks tänapäeval... Ja mina soovitan minna laupäeval Baaridasse, sest et on nende esimene Baarida sünnipäev ja seal on Lolina alter ego Palma in Jeans DJ setiga, samuti Ellen Vene ja Ats Luik. Davai. Kes võitis? Võitis Ishi Roma 27 punktiga, teiseks tuli Villem Trillem ja Liis Lemsalu, kolmandaks Daniel Levi ja Joonas FK sai tubli 4. koha. Tegelikult olid kõik head lood. Olid? Jah, saad natuke validki liiga võib-olla häid lugusid viimasel ajal. Ei saa rentida. Ei, kõik on korras, ära muretse. Sa Raul, sa oled kõik hästi teinud, sa läksid näost nii ära. Minu meelest Eestis ainult öeldakse halvasti üksteisele. Hea valik. Väga hea valik. Huvitav on ikkagi kiita ka. Jaa, palju parem. See absurdi tunne on siuke kiidad kedagi. Imelik hakkab kohe. Suht gei on muidugi kiitmine. Nii ei tohi öelda, suht gei, see on ka cancelled by the way. Tegin oma alust praegu eriti head nalja, aga hea küll. Ei tohi öelda nüüd. Minu arust on naljad need, mida tõesti öeldakse. Aga vaata, nali ongi see, mida sa ei tohi teha. See, kui sa tohid teha, see ei ole nali enam. Ma lihtsalt igaks ütlesin, kui sa ei teadnud seda, siis ma lihtsalt mainin igaks juhul. Mind ei sega isiklikult. Muidugi sa oled normaalne inimene, mis see. Aitäh, et kuulasite, me oleme tagasi nädala pärast ja siis on jälle kõik hästi. Tervisi. Ja taega. Ja täname loomulikult neid meie toetajaid. Muusikaline Tallinna Converse.